häid jõule, mu kallid vanemad. Ma loodan, et see aasta on olnud teil imeline. Ma armastan teid tõesti väga-väga palju. Need on mulle väga olulised ja see on siis minu jõuluping. Ja siin filmikeses te siis näete erinevaid mälestusi erinevate inimestega, koos oldud hetki, videod, pildid teie noorusajast, reisidest ja mis inimesed teist arvavad. Et see on siis siuke väike filmikene teile. Ja jah, armastan teid väga palju ja te olete mulle väga kallid. Loodan, et meeldib ja eks siis kuulete, mida kõigil on öelda. Nii et tšau praeguseks minuga. No hei! Selline tore lugu tuleb mul lapsepõlvest meelde, et kui minu õde väike oli, pisikene, siis juhtus selline asi, et teda pandi nii-öelda oma eedikusse, ehk see tähendas seda, et olid diivanid ja tugitoolid ees ja siis väike Kati sealt välja ei tohtinud roomata. Aga mis ta tegi? Parassuslik. Ikka ta kuidagi sai sealt diivani vahelt välja. Aga meil oli Dobermann mulli ja see oli selline koer, kes kogu aeg märkas hüppama teist ja siis, kui ta nägi, et see pisike Kati sealt välja roomas, siis läks ja lükkas ninagata sinna tagasi. Nii tore, et selline seik tuleb mul lapsepõlvest meelde. Mis ma üldse võin oma õe kohta öelda, on see, et ta on maailma kõige parim matkakaaslane. Sest temaga koos ükskõik kuhu võib minna, tema peale saab alati loota. Et kõik, mis ta mõtleb või teeb, on 100% ja rohkem. Nii et sügav kummardus talle selle eest. Ja mis ma võin isa kohta öelda, on see, et ta on alati meie perele appi tulnud. Näiteks, kui mul on olnud lapsed haiged, siis Ragnar on jätnud oma töö ja tulnud meile appi. Näiteks Heli on viinud meil arsti juurde haiglasse kiiresti, seepärast, et lapsel palavik tõusis, kuskilt abi ei saanud, siis oli Ragnar see, kes meile appi tõttas. Et ma ei saa mitte üht, nagu, kuidas nüüd öelda, tuua selliseid näiteid, mis nagu oleksid negatiivsed või halvad, et mina olen alati saanud nagu. Mis veel õega on saanud alati, kui me matkal käime, väga palju naerda, sest et isegi teatud kriitilised olukorrad lõpuks on niimoodi, et see pingelangus või ma ei tea, või lähe peas soojaks nii-öelda. Et me lihtsalt naerame, et pühjaks ennast. Et kas on siis kuumusest või on see, ütleme, saavutatud hästi raske ülesanne, et me oleme sellest nagu koos välja tulnud ja siis just matkadel olles. Siis mis on naljakas seik, et me oleme Katriniga koos muuseumis maganud. Alpides, kui me jõudsime lõpuks kloostrisse, kus me ööbisime, siis seal oli Bernhardini eluloo muuseum nii-öelda. Ja olime vist nii väsinud, kõhud olid ka sooja sööki täis söödud. Istusime ja magasime teleekraani ees. Kui kaua me seda tegime, ma ei tea. Ise pärast naersime, et võib-olla muuseumi töötajad käisid vaatamas, et need ikka vaatavad ekraani, ei julgengi meid segada. Võib-olla arvasid, et me oleme üleval, aga tegelikult me magasime. Selline naljakas asi. Siis, mis üks aasta juhtus, et meie teerada pidi minema läbi Kose. Aga see oli nii kitsas ja see oli libe ja mina hakkasin meeletult kartma, sest ma ei julgenud, kuna oli järsak
ja libedad kivid ja mõtlesin, kui mina sinna kose alla lähen, siis mina alla sealt sajan. Peast käis läbi mõte, et see on see lõpp, aga Katrin oli, mis sa seal, lähme, teeme, ei ole midagi. Ja siis tuli täpselt meie selja tagant üks jooksja, kes läks sellise kerge sammuga sealt kosest läbi ja see andis nagu julguse tagasi ja et näed, et me saame selle saavutatud, et ei juhtu midagi, aga no, Katrin oli jälle tugevalt toeks, vaimselt ja ka füüsiliselt. Käest kinni ja lähme. Need on kõige rohkem olemegi läbi nende matkade just nagu lähedasemaks muutunud ja toetavamaks ja mulle meeldib mõõde. Katrin ja Ragnar on mõlemad sellised, kes on hästi abivalmid ja toetavad ja 100% teevad või täidavad oma eesmärke just selles suunas. No tšau, et mis ma siis räägin, et ma arvan, et ma räägin ühest sinu lemmikkohast. Tada! Ja ma räägin ühest mälestusest, mida ma tegelikult isegi eriti ei mäleta. Et kui Ragnar väike poiss oli, siis ta käis Saaremaal ja siis talle anti selline austav ülesanne, keegi võtab raha välja, et nagu valvata minu ja Heidi und, et sellel ajal, kui siis meie vanemad läksid veskisse möllama. Aga mis siis täpselt juhtus, seda ma ei mäleta, aga oota, ma pean vahepeal vaatama, palju ta raha välja võtab, see läheb väga põnevaks. Aga jaa, ta pidi siis valvama meie und, aga igal juhul mingi hetk tal vist sai sellest kõigest villand ja siis ta tuli veskisse ja oli siis küsinud Ingrid Reikoppi ja siis veski teenindajad olid siis lauda tulnud ja olid öelnud, et kas siin on siis Ingrid Reikop, et üks väike poiss küsib, et kus tema ema on. Siis tema emal oli olnud hästi häbi. Ja et vot siuke mälestus ja aga jah, kohe tuleb raha ka siit. See on väga põnev. Kuule, aga tšau siis. Arrivederci. Mootorit vahetama kuskilt meelde. Peame Ragnarile Tihti jah. Juuksed püsti ja. See on see vana reklaam on see Vibe. Cool Vibe. Kohe kohal. Pressi kohal. Kuule, miks sul see peas on? Pressifoto. See käib kompassi peal, kuule, miks sul pähe toppis? Kosmonaut, tõepoolest. Kati käes. Selline on teie tüürimees. Sa ei näe mitte midagi, see on kraami ju. Pimegusega löödud. Kus see valge asi kadus? Kuule, sa sõidad kraami. You my lover. Undercover. Tere ära. Tead sa, mis nüüd jooksid Terje see reklaam, mida sa Saamust läks. tegid seal vahe, see bellissima. Ja nüüd ma vaatan see reklaami, nad söövad mingisugust, kokad söövad mingi kitsalõike või midagi, mida söövad. Baby reklaam nõus. Nii. Väiksena oli ta väga kartlik. Kartlik. Kartlik oli jah. Mis ta kartis? Ei tea. Oli rohkem minu saba küljes kinni.
naljakas. No ma ei tea, ütled pisikene, kui ta oli 2-3-aastane niisugune. Aga pärast vaata ta muutus vastupidi. Hästi niisugune julgeks jah. Sai käidud metsas küll teinekord marju korjamas ja seeni ja. Ta oli väike, võt mis ta oli loomaarmastaja ta oli. Meil oli väike koer ju ja siis tema mässas, tema käis arsti juures ja noh, hoolitses tema eest. Seda ta oli küll. Tegelikult see oli silvikoer, aga siis tegutses rohkem kati. Ja noh, hoolitses ta eest ja käis arsti juures ja jumal, kui sa mõtled ikka küll tõesti. Et kõik ikka hästi oleks ja et ta oleks tubli ja vastu peaks ja. Aga miks sa ise jalga losid nüüd? Võta nüüd meid peale. See on tõesti kaks prillivabalt. Ilma prillideta. Ilma prillideta me oleme palju kenamad kindlasti. Õudselt sina veel. Tere. Üks asi, Kati vaat siia. Aga ükskord tulevikus vaatate seal. Jah, ma vahetan ka veel selle. Tema libiseb nagu üle ja siis. Kati! Jõuludega oli niisugune tore lugu, et Ragnaril oli pikalt kirjavahetus päkapikkudega. See oli niisugune mäng. Aga mina arvasin, et ta võtab seda tõsiselt ja küllap ta võttiski. Tähendab, ta kirjutas päkapikule kirja. Selle nimi oligi Päkapikk. Pelle oli. Ja mitte üks ainult see, et mida ta soovis jõuludeks, vaid see kirjavahetus kestis ikka pikemat aega. Ja siis ta pani õhtuti Päkapikule süüa. Aknalaual oli siis, ta tegi niisuguse väikese voodi ja laud oli. Ja siis õhtuti ta kattis talle, pani piparkooki või pani midagi ja hommikuks pidi see olema siis söödud. Ja siis oli papa muidugi, siis pidi olema hommikul väga hoolas, et toit oleks söödud ja jook joodud. See oli niisugune tore mäng, kirjavahetus Päkapikuga. Ja see kestis ikka detsembri kuu läbi. Ja see oli nii armas, kuidas ta Päkapikule kirjutas ja Päkapikk vastas talle kirja teel. Ja kui mõnikord toit oli söömata, siis ta oli väga õnnetu. Ja need kirjad on mul siiamaani alles. Päkapikk, kellega kirjavahetus. Minu arust seda võiksid teised ka teha. Oma isiklik Päkapikk. Ta oli päris suur poiss juba, sellepärast, et ta kirjutas juba. Ta hakkas üldse vara kirjutama, lugema ja kirjutama. Ja väga hoolitses Päkapiku eest. Kui mõnikord juhtus kogemata, et Päkapikk ei olnud oma toitu õigel ajal ära söönud, see oli väga õnnetu. Ragnar oli niisugune, kui ta midagi oli otsustanud, siis ta niimoodi tegi. Aga teda ümber ei saanud rääkida ega veenda. Ükskord me läksime poodi. Seesama pood, mis praegu seal on. Ta on Krossi pood, akna all. Pikk saba oli niimoodi ja ta oli isaga. Aga ta ei viitsinud seal sabas seista, tead lapsel ju igav. Ja siis ta pani sealt minema. Ja siis üks naine ütles, et no, mine nüüd vanaisa juurde, vanaisa ootab. Fredi oli väga solvunud, et teda peeti vanaisaks, mitte isaks.
ilusaid jõulupühi. Olge tublid. Tšau, Kati! Hei, Ragnar! Saime siis ka väikse rolli siin Tella uues filmiprojektis ja püüame rääkida midagi ühiselt veedetud ajast. Et minul esimese asjana tulevad meelde ühised reisid. Esimene, mida tegime, reisisime koos Kreekasse Korfule ja teine oli siis autoreis Euroopasse, mis on ka mõneti siukese märgilise tähendusega, et reisisime seal, ma ei mäleta, mingi 10 riiki või, palju seal oli. Et Poola, Slovakkia, Ungari, Horvaatia, korra käisime Itaalias, siis jõudsime Sloveeniasse. Ma ei mäleta enam, mis selle linnakese nimi oli, mingil õhtusel pimedal ajal sinna jõudsime. Järgmine päev valges vaatasime, et väga kena koht ja siis üritasime ka Kõrni mäe otsa ronida. Olime seal siuksed väga optimistlikud, arvasime, et saame kohe mäe otsas ära käidud, aga tänakust nii kerge see ei olnud. Ja kuna see Sloveenia nii väga meeldis, siis ilmselgelt oli vaja siin tagasi minna ja kuna see Sloveenia oli nii ilus, siis olime ka tunnistajaks, et sealt sai siis Sloveenia armastus alguse. Mulle meenub see, kui me saime tuttavaks esimest korda sealt Keilo-Joa putkast. See oli ikka väga ammu. See oli väga ammu, aga me saime siis sõpradeks. Käisime, hakkasime läbi käima. Kuidas läksid poisid koos kooli? Mõnedad reisid on veel olnud. Viimati käisime Poolas, sest on ka juba mitu head aastat tagasi. Ja tegelikult tahaks öelda, et me oleme teist jube pettunud. Ja veel kuidas? Ise muudkui reisivad, aga meid üldse kaasa ei kutsu. Ai. Ei, aga muidu on väga tore, et soovime ikka kõike paremat, neid jõule, head uut aastat, toredaid reise, edu teie äris ja ettevõtmistes. Ja ärge meid unustage. Just. Tšau! Tšau! Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Palun häälitsege ka niimoodi, nagu vaja on. Yes! Anti, miks me oleme siin? Otsime ravi haavadele. Millistele haavadele? Väikesed põletud haavad. Me oleme jõudnud kuhu? Kohaliku apteeki. Korfu linna uusugune apteek. Jah, aga täna ees ostis mulle. Eputan. Õhtu on meil käes ja tundub nii, et meie tänane õhtune ainult mul on kolmi. Oota, ennem. Ma tahtsin näidata, millised on siis kahjustused. Linnad. Vaadake minu kahjustusi parem. Vaadake, mis on. Näete, palmide kalli. 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 No nii, Rando.
No nii Kairit. Just, mis ajast me tunneme Ragnarit ja Katrinit? Kiirelt üritasin meenutada, ma arvan, et see oli 90ndate lõpp, vahetult enne 2000. aastat. Mina küll Ragnariga tööalaselt sain natukene varem tuttavaks ja sina siis ilmselt mõnda aega hiljem. Ja siis läbi Ragnari kaudselt ma võisin ka Katrinit tunda. Kuigi ma ei olnud teda, ilmselt ma ei olnud Katrinit näinud peale Ragnariga tutvumist, ma arvan, et veel mitu aastat ei olnud näinud teda. Ja siin just ennist oli üks lõbus seik tuli meelde, et kuidas Kairit sai Ragnariga tuttavaks. Esimest korda. Jah, Ragnar tuli meile Lasnamäele mingil põhjusel külla too aeg, me lasime Lasnamäel. Ragnar käis niimoodi veidralt, hoidis ühte jalga teise taga. Ja siis selgus, tal on soki sees suur auk ja ta ei tahtnud seda Kairitile näidata. Et see lõbus asi tuli meelde. Kairit ei märganudki seda. Aga meil on veel hästi palju lõbusaid hetki olnud. Ja tegelikult jah, et see on, Ragnariga oli tegelikult selline klapp üsna kohe algusest, kuna meil oli seal üks ühine tuttav, kelle kadumisega Ragnarisest tol ajal ja ilmselt kogu aja on tegelenud jooksvalt, et see kuidagi ühendas meid kiiresti. Ja saime siis, ma võiks öelda, et nagu sõpradeks. Ja tänaseks päevaks on see lihtsalt kõik süvenenud ja meil on Katrini ja Ragnariga olnud palju lõbusaid, huvitavaid ja ka raskeid hetki. Ja 24 aastat. Vau! Jah. Siia sisse jääb COVID-i aeg, kui me tegime oma reise välisriiki. Üks väga vahva seik oli lennukis, kus Ragnar tuli ideele, et kuidas saab maski eest ära võtta, et alati peab tellima juua. Jah, väikseid napsupudeleid, et siis sellel hetkel on lubatud mask näolt eemaldada. Ja siis me üritasime neid hetki võimalikult palju tekitada. Kus otsustasime nädalavahetuseks, et läheks sööks ühe croissandi ära Napolis. Sõime pitsarestoranis seal taga, pitsaahju juures, pitsat. See on vist üks maitsvamaid pitsasid olnud meil. Ja. Et me jäämegi neid meenutama. Üks kõige vahvam seiklus on olnud kindlasti Kiievis meil. Et see oli selline väga meelde jääb. Ja. Aga varasemast ajast on meil ka Sloveenia tripid on olnud ühised ja selliseid toredaid hetki. Oleme koos mägesi vallutanud ja neid hetki on meil jah palju. Just. Ühe teise veidrustega arvestanud, koos olnud, et teame täpselt, mis on ühe või teise veidrused. Et jah. Hetkel on meil olnud teiega nii lahedad projektid siin Tunne Eestimaad. Need ka jätkuvad järgmisel aastal jälle uue hooga. Et ma arvan, et me jäämegi neid jutustama siin oma reise. No ilmselt on see selline ühine tegevus ja ühine olemine on isegi suurema osakaaluga, kui meil see nii-öelda töösuhe siis Ragnariga, et mida me ka ju tegelikult koos oleme päris algusest peale teinud. Aga ikkagi see reisimine ja ringi hängimine, need on olnud need hetked, mis on nagu meelde jäänud ja mis on hästi toredad olnud. Ja võib tunduda, et kõik on hästi lust ja lill olnud, aga meil on omajagu kannatusi ka olnud, mida me oleme siis koos pidanud ikkagi taluma ja ikka on nagu kergem, kui saad nagu kellegiga mingit muret jagada. Ja eks me oleme läbi aegade teineteisele ikkagi toeks olnud. Et selle võrra on meil olnud siis lihtsam sellest elust läbi minna. Aga see on selline nukram pool. Pigem ikkagi taustal kajab selline rohkem sellist rõõmu ja naeru, mis kaaluvad selle tumedama poole üle. Mulle on väga meeldinud teiega koos reisida, Ragnar ja Katrin. Teiega need ühised ajad, need naermised ühe teise üle. Et jätkake samas vaimus. Jätkame samas vaimus. Vanade kodu on ka meil välja valitud. Lähme koos neljakesi. Täna me ju jagame tablette. Sõerime retsepte ja kõiki muid asju.
et loodame, et see nagu kedagi niimoodi maha ei murra, et me ei saaks enam koos jõlkumas või hulkumas käia kuskil. Aga no meil on veel minna pikalt, nii et siin pea tuleb püsti hoida ja vaim erk ja kõik ongi hästi siis tegelikult. Ja fotomaterjali muidugi, mina olen ise nendest reisidest palju talletanud, et seal on igasugu naljakaid kaadreid, mõni nendest on isegi teie kontori seina peal. See, kes näha oskab, vaadata oskab, see näeb seal palju nalja. Ma ei tea, Telle võib-olla ei tea sellest midagi, et seal on igasugu põnevaid kaadreid. Aga kuna see, ma ei tea, kuna see klipp läheb ju siis jõuludeks või nii. Ja kui meil midagi põhja panevamat ütelda ei ole, siis jõulusoovid. Siis me soovime jõuludeks toredaid ühiseid reise, seikluseid, vahvaid seikluseid ja me ei anna kunagi alla. Ja, ilusaid ja rahulikke jõulupühi. Ja siis ka loomulikult uut aastat, kui me peaks kohtuma vahepeal, siis teadke seda, et uuel aastal uue hooga edasi. Hoiame pea püsti. Juhu! Dragi prijatelji iz Estonije, želimo vam srečen Božič in lepe božično-novoletne praznike. Uživajte in vidimo se kmalu v januarju. Dear friends from Estonia, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year, and we are so excited to see you in January. Happy holidays! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year! Ciao! Hello, dear Ragnar, Katrin and Dela. We wish you really a special Christmas and everything the best in New Year. Happiness, joy and health. Yeah, we are okay. Luca. Hello, my side. Yeah, really happy New Year. Bye. Luca, Luca. Papa, yeah. Papa. Papa. Häid jõule ja head uut aastat. Ilusat jõulda ja head uut aastat. Kallid emme ja issi, ma olen teie suurim fänn. Suurim fänn. Igatahes järg on nüüd minu kätte jõudnud ja ma peaks ka siis ikkagi ilusti rääkima teist ja mälestustest. Ja ütleme nii, et see on tegelikult üsna keeruline, et kust nüüd alustada või millest hakata rääkima. Ma mõtlesin pikalt, et mis asju ma võiks rääkida ja mõtlesin, et räägin siis meie näiteks toredatest traditsioonidest, mis meil on. Kunagi me käisime alati kinos iga pühapäev ja see oli nii vahva traditsioon tegelikult, et alati kui kino sai läbi, siis sõitsime autoga koju ja siis rääkisime, et kellele kuidas film meeldis ja mitu punkti me anname ja terve tee lihtsalt rääkisime, nii et see on nagu nii vahva traditsioon. Teine traditsioon, mis mulle väga on meeldinud, on see, et kui on suvi olnud, siis me oleme kultuuriõhtuid teinud, kus me siis võtame eri riigid ette ja siis teeme nende riikide toite. Et see on hästi siuke põnev olnud ja et me paneme veel muusika taustaks ja see on väga armas. Mulle väga meeldib, et meil on siuksed traditsioonid. Ja siis emmega mul tuli mõned mälestused meelde, et väiksena, või noh, ma ei ole nii väike, aga nooremana
mulle väga meeldis, et alati kui olid virmalised, siis ma ütlesin, et kuule, virmalised on ja siis me läksime kohe, sõitsime Türisalu pangale või Meremõisasse või Lohusallu. Läksime neid virmalisi siis püüdma, mis on nii vahva, et siuke asi oli. Issiga mul tuleb siukene vahva mälestus meelde, et kui me olime Poolas ja Tšehhis ja käisime seal huvitavate mägede vahel matkamas ja siis olime Poolas seal kuskil Maarjuse juures, ma ei tea. Ja siis sõime seal mingit pardiliha ja siis see oli kõik väga kummaline. Kotkad olid seal, sõime kotkaid enda käe peale. Ja üks tore mälestus Issiga koos on siis ka siukene, et kui me olime Poolas ja läksime purilennukiga sõitma, et hästi tore oli. Te olete alati igasuguste minu plaanidega ka kaasa tulnud, mis on hästi tore, eriti just fotograafialaselt. Et emmega oleme saanud talvel kuskil lumeses pildistada, nii külm oli, aga emme oli super ja supermodell ja oli nõus seda kõike tegema. Ma olen väga õnnelik selle üle, et te olete mulle nii palju reise ja võimalusi pakkunud elus. Tõesti väärtustan väga seda. Mul on nii hea meel, et ma olen tänu teile saanud näha nii palju maailmast. Kõik reisid on lihtsalt nagu nii toredad olnud, et Sloveenia on tänu teile mulle kui teine kodumaa. Tunnen vist Sloveeniat kohati paremini kui Eestit. USAs käisime, siis see oli nii vahva, et sealt on mul väga palju mälestusi. See lihtsalt oli kõik nii maagiline, nagu Grand Canyon ja siis ka Florida. Issiga käisime siis seal vees selle mingi kajakiga ja siis see oli siuke huvitav. Ja siis loomulikult, kui me oleme teemaparkides igal pool käinud, lõbustusparkides ja ma olen alati, et ma tahan minna ja siis ma näen, et tegelikult teie ei taha, aga te tulete ikka. Et aitäh teile, olete pakkunud mulle väga palju rõõmu ja lõbu. Siis paar korda olen ka mina saanud teid üllatada reisidega, et tahaksin teid igale poole viia, kui oleks võimalik. Mul on hea meel, et me käisime Svalbardis ära ja kahju, et me jääkarusi küll ei näinud, aga reaalselt vaala nägemine ja liustiku nägemine koos teiega oli fantastiline. Nagu mu jaoks on see reis väga suure tähendusega ja need hetked ja mul on see kaelakee, jään seda alati kandma. See on väga armas. Ja no tegelikult meie tutvumine oli ka, kuidas mina siis teiega esimest korda tutvusin. Loomulikult, kui ma sündisin, aga minu sünnilugu on imeline tänu teile. Sündisin autos ja ma alati eputan või ütlen nagu fun fact. Ma sündisin autos ja olen uhke selle üle, nii et aitäh teile, et ma autos sündisin. Neid mälestusi on tohutult palju. Ikkagi terve mu elu. Ma olen teiega koos olnud, te olete mu vanemad ja te olete imelised vanemad. Minu jaoks mul ei ole ühtegi halba asja teie kohta öelda, sest te olete nii super, hüper, tupper, ma ei tea, mis iganes vanemad. Te olete nii kallid mulle ja ma olen tõesti kõige eest väga tänulik. Ma olen tänulik, et te olete nii armsad, nii hoolivad, te alati muretsete mu üle, te olete mulle võimaldanud nii palju asju ja ma tõesti olen väga tänulik. Ma ei ole ära hillitatud, ma olen päriselt siiralt tänulik teile. Ma loodan, et teil on imelised jõulud ja aastavahetus ja imelised järgnevad aastad ja häid jõule. Ma armastan teid väga, väga palju. Ma olen teie suurim fänn. Pildistama praegu. Ja see on väga nunnu. Väga ilus.
from her knees. Make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you. oleme jõudnud Conkerda väljakule, mis on siis valitsuse väljak ja siin. tere hommikust. But I still love her, I don't really care. oleme lennujaamas. When we were young, oh, we didn't know. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel pain than nothing at all. The opposite of love's indifference. So pay attention now. I'm standing on your porch screaming out, and I won't leave until you come downstairs. Läksime oma autot, aga ei leia seda mitte kuskil. Me jõudsime Aarhusesse. Head up.